ja ütlen kõigile tere, et kes siin minu vaateaknast on näha, et tere Kadi, Olev, Terje ja Kadri. Ja siis vaatan kohe edasi, Moonikat ei näe, Maarjat ei näe, Heidit ei näe, Kailit ei näe, Liis Kivirand, keegi on Tallinna Ülikooli vaates, Maarja, Heidi, Kaili, Liis ja Aljona. Et tere tulemast teile ja meie oleme siis Tallinna Ülikooli poolt siin kolmekesi. Tere Henri, et Henri on magistriõppe, andragoogika magistriõppe teise kursuse magistrant. Tere. On Piret ja Piret Paas on meie vilistlane. Tere. Ja mina olen kutsunud nad selleks, et nad siis oma keeli, oma kogemusi õpingutest ja õppimisest teiega ka jagavad. Aga enne, kui me liigume siis Henri ja Pireti kogemuse poole, ma siis enda poolt ütlen tere tulemast Tallinna Ülikooli Zoomi ja meil on hea meel, et meil on huvilisi ja meil on aina huvilisi olnud, eks siis loodetavasti see infotund ja see kohtumine annab natuke selgust, et miks te tahate tulla ja kuidas meile siis tulla saab. Ja saame siis võib-olla tuttavaks siin kõigepealt minuga. Mina olen siis Larissa Jõgi, mina olen õppekava juht, kohe mitu aastat olnud. Ja tegelengi ja vastutangi selle eest, et kõik, kes õppima tulevad, saaksin sellest õppimiskogemusest selliseid väljundeid, et selle siis kogemusega midagi peale hakata edaspidi. Ja meie tugi, et nüüd kes tahab edaspidi midagi täpsustada, et meie tugi on Katariina Tšikran, et siin on õppenõustaja, on tema, siin on e-mail. Ja vajadusel saate Katariina käest kõike täpsustada, küsida vastuvõtu kohta ja Katariina paluski edasi öelda, et olge julged ja kui tahate midagi täpsustada, siis võib temale kirjutada. Ja Aili Tamm on meie kolleeg, kes tegeleb tunniplaaniga, et siis kes juba mõtleb tuleviku peale ja tahab teada, et kuidas näeb välja andragoogika magistriõppe tunniplaan, et saate otse Ailiga suhelda ja kirjutada. Ja nüüd ma annaksin sõna siis Piretile ja Henrile ja teil siis muud ei ole, et te olete korra omavahel juba rääkinud, aga et saate siis omavahel dialoogi pidada, et teeme siis sissejuhatuse ja juhatame sisse õpingutesse huvilisi. No, ma Henri võtan siis alguses sõna. Alustasid enne mind andragoogikaga. Just, et tere kõigile, et minu nimi on Piret Paas ja täna olen ma SOS Lasteküla personalijuht Eestis ja personalivaldkonnaga väga palju oma elus tegelenud, mis oli ka kindlasti üks ajend, mis mind tõukas tegelikult andragoogika õpingute teele. Miks tulla andragoogika magistriõppesse õppima? Ma hakkan siit algusest nagu minema. Mina lõpetasin 2 aastat tagasi, et aeg läheb hästi kiiresti. Ma korra küsin, kas me käime küsimuse haaval või igaüks räägib oma loo? Täitsa vabalt. No, teeme siis kordamööda äkki, ma võtan esimese. Et magistriõppesse õppima tulek. Minu jaoks oli see tegelikult juba teine magistrikraad. Minu esimene haridus on psühholoogia baka Tallinna Ülikoolis, aga see oli 4-aastane, mis on ka võrdsustatud magistrikraad. Siis mingi aeg hiljem õppisin ma Tehnikaülikoolis ärijuhtimise magistrikraadi, omandasin MBA kraadi ja siis oli niisugune tunne ühel hetkel, et ma pean nagu üks auditi tegema enda elus. Mis see tähendab? Lülitage heli. Keegi kirjutab siia, Larissa, lülitage heli. Ei tea. Ja, et võib-olla sinu taustal on heli, vaata. Okei. No jah, ma pean vabandama, et ma olen ükses avalikus ruumis, et see võib tekitada müra. Ja.
ja aga jah, et miks tulla õppima, et ongi see, et kui sind huvitab nagu täiskasvanu areng, kuidas seda arengut teadlikult toetada, kuidas toetada täiskasvanu õppimist, mis seal on teistmoodi võib-olla tavapärasest laste või noorte õppimisest. Ja selline tervikpilt, et minu jaoks oli nagu hästi loogiline jätk, et kui inimestega seotud valdkonnas tegutseda, siis elukestev õpe, sellest me mööda ei saa ja see toetab nende teadmiste ja kogemuste oskustega, mis see eriala pakub, väga hästi seda toimetulekut. Mina töötasin hästi pikalt Keskkonnaametis ja tegin seal keskkonnaharidust eeskätt noortele. Mõnikord oli vaja ka täiskasvanutega tegeleda ja samamoodi, et see tundus selline loogiline jätk. Et ka mul oli see tegelikult juba teine magistrikraad, mida ma siin taotlen. Ja see oli täpselt see koht, kus ennast täiendada, siis ka see elukestev õpe, selline õppijat toetav õpetamine, ja isegi ülemus tegelikult ise soovitas, et tuleb õppima, nii et mul ei olnud eriti võimalik vastu vaielda. Et siis ma tulin ja kandideerisin. Nii, no vastuvõtt ja vastuvõtuvestlus, no minul on sellest ainult positiivsed mälestused, see oli väga loomulik, väga sõbralik, oli oluline, et enda jaoks oleks läbi mõeldud võib-olla üks sihuke uurimisteema või üldse see sinu miks, et kui sa tuled midagi suurt tegema enda jaoks, et sa ise pead ikkagi teadma, miks sa seda teha tahad ja see on tegelikult täiesti okei. Mina sel hetkel, kui ma olin vastuvõtu seal 2 inimese ees, arvasin, et mind käivitab nagu üks teema, mida uurima hakata magistriõpingute raames, aga tegelikult see kujunes välja hoopis üheks teiseks teemaks, ka lähtudes enda kogemusest ja sellest ma saan lõpupoole veel rääkida, et see on ka oma elu läinud elama see teema täiesti, et see on ka okei, aga enda jaoks kindlasti võiks nagu läbi mõelda enne vastuvõttu nagu noh, kui lähed sinna vestlusele, eks ju, et sa nagu oskaksid rääkida, miks sa seda tegelikult õppida tahad. Et see on minu soovitus. Ja minu jaoks oli kogu see periood, kus see vastuvõtt toimus, hästi selline kuidagi mõnus ja selline kergelt sihuke väljakutse esitamine endale, võtta kokku ja kirjutada see motivatsioonikiri ja siis edasi ka sinna mõelda juba jah, tõesti nagu Piret ütles, et mingi uudishimu siin maailmas, mida sa ei tea, aga tahaksid teada saada, et sellest võib kasvada sinu lõputöö. Ei pruugi, aga see on üks asi tõesti, mis võiks olla juba tegelikult ka vastuvõtule tulles kaasas, see aitab kindlasti. Ja muidu oli selline, tegime mingit akadeemilist testi seal, mis oli hästi huvitav. Enam ei ole. Enam ei ole jah. Kahju, see oli tegelikult ka minu meelest oli siuke hästi huvitav nokitsemine, et sellised loogikaülesanded ja natukene selline. Ja siis oli vestlus ise oli ka selline hästi meeldiv. Ka muidugi esitati selliseid mõtlema panevaid küsimusi lihtsalt, et noh, heas mõttes provotseeridagi siis sind edasi mõtlema nendel teemadel ja siis vaadati otsa, et kes sa selline oled. Et see on siuke üks andragoogika läbiv joon, et õpetaja tahab hästi tunda seda, keda ta õpetama hakkab. Jah, ja see õppimine kindlasti õpetab iseennast ka paremini tundma, et kui me nüüd siia õppimine õppekaval juurde tasapisi jõuame, et see õppimise kogemus oli täiesti erinev eelnevatest ülikoolis õppimiste kogemustest. Miks? Sellepärast, et omal nahal saad kogeda neid täiskasvanu õppimise erinevaid meetodeid. Sai ise õpetada, sai grupis õppida, hästi palju on vaja iseennast juhtida, olla teadlikult oma aja juht ja aega peab võtma. Et on väga palju vaja lugeda ja üks asi veel, mis mul on nagu meeles, et võib-olla osadel kaastudengitel, kellel ei olnud selline
noh, kesktaseme inglise keel või parem inglise keel, et nendel oli natuke keerulisem, sest et noh, ikka väga palju teaduskirjandust on inglise keeles ja meil olid ka väga põnevad loengud mõnikord mõne välisülikooliga koos, et sul on tegelikult lihtsam, kui sa oskad inglise keelt eriti, eks ju. Ja aega ka kindlasti peab olema, eks ju, et teha neid töid, analüüsida iseennast, eneseanalüüsi oskused paranevad väga tõhusalt kindlasti. et just need nagu teistmoodi õppimise meetodid ja hästi palju peab nagu ise tegema, iseendast läbi laskma ja just grupis õppima ja siis seal ka need rollid kõik, kuidas kujunevad, et need võib-olla on sellised, et ta on hästi tugev nagu enesearengu teekond ja väga äge on tegelikult see portfoolio, mis lõpuks sünnib. Ma ei tea, kas on enam ka nii, kas portfoolio on veel õppekava nagu see osa ja lõpus, eks ju, et tegelikult kõik need tööd, mida selle 2 aasta jooksul teed või noh, ütleme 1,5 aastat ainete raames, et see on hästi oluline, et noh, neid hakata talletama ja seda portfooliot ma mõnikord vaatan siiamaani, et issand jumal, kas mina kõik need asjad tegin, eks ju. et tegelikult on see väga-väga äge ja lõpuks seda portfooliot tutvustada ja siis sa näed nagu iseenda arengut ka, et nagu mitme kandi pealt see kõik käib sinust läbi, et igal juhul saad paremaks inimeseks, pluss see grupiväärtus, et meil oli väga äge nagu noh, nii-öelda grupp, kellega koos me õppisime, ma täna väga paljudega suhtlen edasi, mõnikord toetame üksteist tööalaselt, niisama saame kokku, et noh, see grupi sünergia on ka ikka väga-väga oluline, väiksemad õpigrupid ja on see suur grupp, eks ju, et noh, seal tuleb väga palju väärtusi nende õpingute raames, kuna inimesed peavad avanema ka, et kõik ei ole ju ainult õpetamisega seotud ja vaid väga palju nagu enesearenguga seotud teemasid ja näiteks noh, minu jaoks käivitas see ka sellise uue suuna mu elus nagu coaching, et seal oli täiskasvanute nõustamise aine ja ma olen ennast väga palju täiendanud ka nagu lahenduskeskse coaching'u teemadel ja viimati õppisin veel konstellatsiooni koos coaching uga ja see kõik nagu järjest rohkem aitab mul nagu teisi inimesi toetada. Et sellised mõtted. Sina õpid praegult, sul on võib-olla midagi detailsemat praegult esil? Ma ütleks, et hästi palju siis heas mõttes, ma jällegi ei hoiata niimoodi, aga et siis olge valmis, kui te õpite seda õppekava, et on hästi palju just rühmatöid, sihukest sotsiaalset õppimist, on hästi palju just ennast juhtimist ka, et kui noh, kui sa oled selline, kes on varem õpetamisega tegelenud, ka nagu mina olin, et siis noh, ma siia õppekavale tulles tundsin, et ma olen isegi olin enne väga jäik ja siis see aitas mul seda õpetamise lihast natukene lõdvestada, paindlikumaks muutuda, sest et see see on hästi õppijakeskne õpetamise vorm ja see tähendab, et hästi palju noh, annad nii-öelda õppijale seda vastutust ja kontrolli ära ja ise lihtsalt suunad, fassiliteerid ja siis noh, seda kõike kasutati meie peal ka ja siis see tähendaski, et me pidime olema ise sellised hästi aktiivsed, hästi aga see selles mõttes tasub olla hästi julge lihtsalt. See annab hästi palju võimalust endale otsa vaadata, enda uudishimudele otsa vaadata ja kirjutada mõnesse kursuse töösse sisse siis väga oluline teema enda jaoks. et ja siis kindlasti selline praktiline tähelepanek, et kui te töötate, siis te õpite õhtutundide ajal. Nii see nõuab aega, sest et need ongi sellised sisukad, sageli endasse vaatavad ülesanded, et ma õppisin enda kohta võib-olla rohkem kui õpetamise kunsti kohta. et hästi selline sügav lähenemine, aga see ongi selline andragoogika üks selline leivanumber. Ma mõtlen, kas midagi veel. Te kohtute väga erinevate inimestega, et andragoogid
tulevad erinevatest eluvaldkondadest. Meil on ka kursusel spordiinimesed, kes on treeneritööd teinud, meil on meditsiinitaustaga inimesed, meil on lihtsalt sellised koolitusettevõtjad, meil on igasuguste asutuste sellised personali ja koolituse spetsialistid, kõigil on oma kogemus ja oma taust ja siis see on hästi selline kirju seltskond. Mulle tundub, et see niimoodi nimme komplekteeritakse kirjuks, et siis me saaksime üksteiselt õppida. Et hästi selline hästi tore lihtsalt. jah, ma mäletan ka, et meil oli päris palju lasteaedadest tulnud lasteaedade juhatajaid ja hästi-hästi põnevaid seinast seina inimesi, et igal juhul see rikastab, kuna ütleme neid inimesi, kes otse peale bakat, ma ei mäletagi, kas meil nii noori oli, et enamus olid siiski juba vanemad ja see oligi hästi tore, et igaüks tuleb selle oma kogemuste pagasiga ja sealt seda head võtta on suur kasu tegelikult. Et jah, et kui nüüd vaadata, mis mind enim on mõjutanud nendest õpingutest ja millele ma nagu tuginen oma igapäevases, ma ei tea, töös või elus tervikuna, et kindlasti nagu see teadlikkus ikkagist, et kuna ma väga palju pean töötajate arenduse ja arenguteemadega tegelema ja juhtimise arendamisega ja kõik sellised olulised inimeste hoidmise teemad, eks ju, et see teadlikkus, et seal taga on ikkagist niisugune süsteemsus ja mingid põhjendused ja põhjused, eks ju, et see teadlikkus kindlasti kasvab, see kogemuste pagas kindlasti kasvab, sest pannakse proovile väga erinevates valdkondades nende õpingute raames, saab töö varjutada, käia ka teistes keskkondades, et nagu maailm läheb igal juhul laiemaks. Mind isiklikult kindlasti väga mõjutas ka magistritöö tegemine. Ma ei tea. Klaarin homme. Jaa, ma kuulan seda. Et kuna minu magistritöö juhendaja oli Larissa ja ma kirjutasin seda karjääripausi tähendusest, siis kõik need vestlused ja see tagasisidestamine, kuidas see töö sündimine, et selleks tuleb kindlasti võtta korralikult aega, tuleks üks hea töö, mille üle võid uhkust tunda. Et kindlasti nagu just need õppejõududega need vestlused ka lisaks oma kaasõpilastega, et kuidas sa ise siis nagu kasvad läbi selle, et kõik need kuidagi sellised targad, intelligentsed inimesed väga-väga inspireerivad, et öeldakse, et sa ikka enda ümber loo see mull, eks, et kelle sarnane sa olla tahad, et andragoogikas kuidagi on need inimesed, kelle sarnane näiteks mina väga tahaks olla, eks ju, et sellised hoolivad ja targad ja soojad, empaatilised inimesed. Et teadmised ja niisugune heaks inimeseks olemine on kindlasti nagu, kui niimoodi suures plaanis vaadata. Aga mida ma korra alguses ka mainisin, et minu magistritöö elab nagu väga naljakat elu, et justkui tegin selle ära ja kaitsesin ära ja kõik läks hästi. Ja mingi aeg hiljem kutsus Eesti Karjäärijuhtimise Ühing mind kandideerima üliõpilastööde konkursile ja siis see sai seal päris suure tunnustuse ja mul oli võimalik osaleda seal paneeldiskussioonides ja käia talvekoolis oma tööd esitamas praktikutele ja vot siis ma sain nagu selle hea tunde kätte, et tegelikult sellest, mida sa uurid ja kuhu sa paned väga palju oma aega ja hoolt, et sellest võib olla teistele väga suur kasu, et noh, minu silmad hoiab see tööle mõtlemine ikka aeg-ajalt nagu säramas, ja see kõik on juhtunud alles viimase aasta jooksul siin veel selle aasta alguses, et see õppimine nagu tegelikult nagu justkui ei lõpe, sest et nagu need huvid jäävad, mingit kirjandust ikka loed ja sa oled nagu tundled püstis kogu aeg, et mismoodi siis selle täiskasvanud inimesega toimetada, et ta kaasa tõmmata. Ma lisan kohe selle magistritöö juurde, et kui sa leiad selle hästi oma teema, siis see on tegelikult hästi tore viis, kuidas teema saab üldse maailma sündida, sest võib-olla peale sinu kellelgi teisel ei tekikski mõtet seda uurida, et see on see oma uudishimu realiseerimine ja maailma millegi juurde panustamine. Et see on kindlasti üks võimalus. Mind on hästi palju ennast mõjutanud selline väike vastuolu, et kui ma tulin selliselt keskkonna erialalt, kus on sisu on hästi olulisel kohal, mis me õpetame inimestele, et seal on mingid kohad, kus väga järeleandmisi
ei taheta teha, noh, kui me mõtleme sellised kestlikkuse ja looduskaitse teemad, eks ole. ja siis sa tuled sellisele õppekavale, mis on hästi õppijakeskne, kus on õppija vajadused ja motivatsioonid, mis alati võib-olla nende keskkonnateemadega ei pruugi kokku minna, et minu jaoks on hästi huvitav olnud enda peas tasakaalustada seda kahte niimoodi, lepitada neid omavahel, leida ühisosa. et hästi selline huvitav arengukoht on see minu jaoks olnud. ja ma olen kindlasti muutunud selliseks paindlikumaks, ma olen märganud, et ma vestlustes küsin inimestelt rohkem, ütleme, andragoogilisi küsimusi stiilis, miks sa nii mõtled ja nii edasi, eks ole, et annan niimoodi suunan inimest mõtlema niimoodi, et see on niisugune kõrvalmõju selle õpetamise, mis on külge jäänud, et siin saab jah hästi, ta on kuidagi selliseks julgemaks ja vabamaks teinud inimesena. aitäh Mul tuli teile. meelde, ma ühe asja veel ütlen, mina kasutan kogu aeg, et ma märkasin ja mida sina märkad, et see Just, märkamuse sõna. ja. Aga aitäh teile, et võib-olla küsime meie huviliste käest, et kas teil on küsimusi Henrile ja Piretile? Kas te tahate midagi küsida, et nemad on niisugused päris magistrandid, ja Piret päris vilistlane, et kas on midagi, mida küsida praegult, et ma siis saan ka natuke jagada. Kas keegi soovib küsida, et küsige. Ja ma tahtsin küsida, kas on kuulda? Ja, Kas on andragoogika mõttes nagu vajalik teha seda kraadi, et nagu õpetada või teha mingid kursused või see praktiline nagu kasutus seda haridust? Kuidas seda kasutatakse või kus seda et vot, et küsitakse? ja, Praegu on ju palju erinevaid kursuseid ja asju, aga siis ma olen kuulnud, et nagu ongi vaja nüüd teha kraadi, enne kui sa midagi õpetad või ja see on nüüd 1. aprillist on muutunud täiskasvanukoolituse seadus ja juhul, kui te näiteks tegelete täiskasvanutega, korraldate neile mis iganes temaatilisi erinevaid koolitusi ja kui te teete seda riigi raha eest, siis teil peab olema kutse ja täiskasvanu koolitaja kutse ja nüüd meil õppekavade läbimise tulemusena, bakalaureuseõppe õppekava läbimise tulemusena ja magistriõppekava tulemusena omistatakse siis täiskasvanu koolitaja kutse. Magistriõppes on 7. taseks, see on päris kõrge tase, aga et seda taset siis saada, tulebki läbida õppekava. Ja siis kuulsite, et Piret nimetas portfooliot ja portfoolio ongi see, mida tehakse õpingute lõpus. Selles portfoolios siis tehakse veel eraldi koolitaja eneseanalüüs. Meil on mitmed ained, mitmed kompetentsid on siis seotud ka sellega, mida te saate siis ka oma igapäevaelus kasutada, ehk siis need on siis sellised suhtlus, sotsiaalsed oskused siis luua õpiolukordi eest vedada, inimesi ka toetada ja nõustada, ehk siis on võib-olla see küsimus, et see õppekava annab teile lisaks magistrikraadile andragoogikas, annab teile ka täiskasvanu koolitaja riikliku kutse number 7, et see on päris kõrge. Ja seda kutset saab ka töömaailmas taotleda, selleks te siis teete vastava avalduse kutseandjaks ja meie partner on Eesti Täiskasvanu Koolitajate Assotsiatsioon Andras, aga töömaailma kutse taotlemine ja ülikooli kaudu ehk õpingute kaudu saadud kutse, et see sisu erineb, et meil on, kuna on tegemist magistriõppega, et siin on tegelikult päris mitu teaduse loomega seotud ained, aga 7. tase ongi selline tase, kus eeldatakse koolitajalt arendus- ja teadustegevusse panustamist, ehk siis kasulik on ta igal juhul. Ja aitäh küsimuse eest. Kas on veel küsimusi? Aga mul on veel küsimus, et peale seda, et seal on palju gruppitööd, kui palju on sellist nagu mingid tööd, mis peab kirjutama, tegema, lugema, et kui palju see aega võtab peale seda, et 2 päeva on nagu õppepäevad?
No nii, Piret ja Henri saavad vastata. Aega tuleb küll varuda, seda ma ütlen ausalt, et mingid niisugused võib-olla trennid ja muud niisugused lisategevused, kui on pere ka endal kõrval, et väga ei jõua. Et lugemismaterjali aeg-ajalt on väga palju. Targad inimesed võivad seal grupis näiteks teha natuke tööjaotust, et meil olid ka erinevad Padletid ja värgid, kus me üksteist siis nagu tegime kokkuvõtteid ja aitasime. Et aega tuleb võtta, et noh, mõned inimesed on lihtsalt kiiremad, mõned on aeglasemad, eks ju, kirjutada tuleb ka päris palju, sest muidu lihtsalt tegelikult ei õpi. Nii on. Ja no, sest et siin on nendes töödes ühendatud kaks osa, et üks on see päris teooria, mida me ka selle kõige kõrvalt õpime, et ikka on sellist kodulugemist ka, mingid teooriate kohta, mingid artiklid, mingid kokkuvõtted ja siis on see teine pool, mis on sinu sees, mingi enda analüüs siis selle põhjal ja see samuti ei ole 5 minuti töö. Et see võtab ikkagi aega ja noh, minul oli ikkagi väga palju, need kõik õhtutunnid läksidki siis selle alla ära, sest et tööl lihtsalt ei saanud ju teha. Nii, kas on veel küsimusi? No praegult ei paista, keegi chati ei kirjuta, et ma siis natuke jätkan. Aitäh, Piret, ma tean, et Piret peab minema oma igapäevaste tööde juurde, aga Henri jääb meiega, et saab siis veel mõtteid koguda, Henri käest küsida. Aitäh, Piret, uue kohtumiseni. Ja mina tahaksin teiega korra jagada seda, et teie huvi selle eriala vastu on õigustatud, tegemist on väga põneva erialaga. Ja juhul, kui te saate sisse ja tulete meile õppima, siis aastal 2026 saame me koos tähistada meie valdkonna 40. juubelit. Ehk siis me oleme läbi käinud päris sellise toreda tee, tegemist on siis mitte eaka inimesena, vaid tegemist on siis sellise noore täisjõus õppekavaga ja õppekava on siis läbi nende aastate tegelikult kujunenud selliseks põnevaks nii sisus kui ka vormis. Nagu te kuulsite, et me väga palju kasutame siis selliseid õppijakeskseid, grupikeskseid, protsessikeskseid lähenemisi. Peame väga olulist tähelepanu pöörame grupiprotsessidele, et grupp ise kujuneks selliseks õpikeskkonnaks ja peame ka väga vajalikuks siis sellist aega ja mõttelist tööd, mida iga magistrant siis teeb iseendaga. Ehk siis ikka minul on tavaks öelda, et need, kes magistriõpingut meie juures lõpetavad, et nende elus muutub päris palju. Et kõige lihtsam muutus on soengute muutus naiste puhul, siis järgmine muutus, vahetatakse töökohti või saadakse parem töökoht, kus praegult ollakse. Ja noh, on ka selliseid olukordi, meil on ka abielupaare tekkinud siin gruppides, nii et need õpingud on sellised, et nad moodustavad justkui nagu ühe inimese jaoks pöördepunkti. Ja nagu Piret ütles, et tekib selline vaba inimese tunne, et kas see selline enesetunnetuslik protsess siin õpingute jooksul on väga-väga oluline. Et see õppekava siis tegelikult ongi mõeldud väga erineva sellise taustaga inimeste jaoks. Et me näeme, et meie lõpetajad töötavad tegelikult väga erinevates kohtades, et nii nagu te kuulsite, SOS küla personalijuht on Piret ja Henri praegult vaatab doktorantuuri poole, aga sa oled keskkonnahariduses töötanud, aga meie lõpetajad enamasti on siis päris võrdselt jaotunud riigiasutuste vahel, et ma julgeks öelda, et kõik riigiametid on komplekteeritud meie lõpetajatega just personaliarenduse alal. Tallinna Ülikoolis on meie lõpetajaid palju, on siis koolitusjuhte, koolitusettevõtjaid, siis meie lõpetajad on tõesti omandanud seda haridust ka selleks, et oma ametis olla parem juht, võib-olla parem siis ükskõik mis valdkonnas, kas on sport, meditsiin või mingi muu kultuurialal.
ja just see, et need grupid on hästi-hästi erinevad, et see ongi see, et grupi liikmetelt saab väga palju õppida. Ja siin siis jah, et siin tekibki täiesti selline võimalus, et need õpingud loovad eeldusi, et võib juhtuda, et sa vahetad töökohta või sinu elus toimub mingi muu pöördeline punkt. Ja siis, et lihtsalt võib-olla, et need, kellel on olnud huvi, võib-olla te juba nägite ka kirjalikku versiooni õppekavast, aga et lihtsustatult on selles õppekavas 3 moodulit ja kokku 14 ainet. Henri, eks ole, et ega see 14 ainet ei tundu palju, on ju, et mis see ikka, eks ju, aga see jaguneb 4 semestri peale. Ja esimene plokk on siis selline baasiline plokk, kus ongi siis sellised ained, kus me tegeleme andragoogi ja koolitaja identiteediga, kus siis on ka nõustamisaine, andragoogika-aine, et sellised baasilised ained. Ja teine õppekava plokk ja moodul on siis seotud koolitusprotsesside, arendusprotsesside juhtimisega. Seal on siis selline üleminek nagu konkreetsesse konteksti, eks siis liigume minast keskkonda ja konteksti. Ja 3. moodul on siis moodustub ainetest, mis on siis teadustööd aitavad ained, eks siis seal me siis läbime selliseid ained, mis aitavad teil oma uurimistööd läbi viia. Edaspidi on siis tegelikult need oskused ka väga vajalikud selleks, et ka oma organisatsioonis, kus sa iganes oled, et sa saad läbi viia küsitlusi, analüüsida andmeid. Eks siis selline minu arvates hästi kasulik plokk. Siis on meil õppekaval sellest aastast võib valida valikained 12 EAP puhul, nüüd varasemalt oli vähem. Ja magistritöö maht on siis 1 semestri jagu, ehk siis kui te mõtlete aja peale, siis meil ongi 4. semester, selline vaba aknaga semester. Ja seal üldjuhul toimubki ainult magistritöö kirjutamine ja juhendamine. Võib juhtuda, et sinna satub 1 aine. Ehk siis see viimane semester ongi mõeldud rahulikuks magistritöö kirjutamiseks. Aga lisaks ma väga rõhutan, et õppima asumisel on sul võimalus võtta semester Erasmus programmi kaudu välisülikoolis ja ka teha praktikat välisülikoolis. Eesti kõrghariduses on päris head võimalused siiamaani olnud ja neid siis ka oleme julgustanud kasutama. See on juba teine asi, et kui sul on pere, et kas sa saaksid ära minna terveks semestriks, aga meil on neid üliõpilasi olnud, et nad on olnud Helsingi ülikoolis, Malta ülikoolis, Saksamaal. Eks siis see võimalus kaasneb siis õpingutega. Ja et mis siis, kui nüüd kokku võtta, et siis meie missioon on tegelikult toetada ühiskonna protsessides aktiivselt tegutsevaid andragooge, kes siis tegelikult panustavad just nimelt sellesse, et toetada täiskasvanuid nende arendus- ja õppimisprotsessides, erinevates olukordades, erinevates keskkondades, erinevates organisatsioonides. Meil on praeguseks peaaegu 600 vilistlast, et alustasime me ammu. Aga õpetajaharidus on Tallinna Ülikoolis natukene vanem, aga neil on ka kindlasti rohkem vilistlasi, aga me oleme uhked ka oma peaaegu 600 vilistlaskonna osas. Ja siin vahepeal tuli küsimus, et kui sa teed välismaal Erasmus programmi raames, teed välissemestrit, et üldjuhul valitaksegi välismaal õppides, välisülikoolis õppides sellised ained, mida saab katta nende ainetega, mis parasjagu toimuvad Tallinna Ülikooli õppekaval. Ehk siis sa päris ei saa minna õppima seda, mis ei ole sinu õppekavaga seotud, vaid lähed õppima seda, mis on seotud siis õppekavaga, ehk siis vastasin kommentaarile. Nüüd ma korra näitan veel seda slaidi, et siin on siis meie õppenõustaja Katariina Tšikran, et kes jõudis märgata, et esimesel slaidil oli Katariina email,
et kes tahab natukene rohkem teada saada, siis Katariina käest võib täpsemalt küsida vastuvõtu kohta. Ja vastuvõtu osas siis, et kui te lähete Tallinna Ülikooli vastuvõtu veebilehele, et sealt te leiate ka info meie õppekava kohta. Ja seal te leiate sellise juhendi motivatsioonikirja kohta ja seal on täpsemalt kõik kirjas, kuidas seda motivatsioonikirja koostada. Ja mina julgustan seda motivatsioonikirja juhendit juba praegult vaatama, et need, kes tõesti võtavad selle otsuse, et te tahate meile tulla, et siis te saate juba varakult mõtlema hakata, et mida te sinna kirja tahate panna ja kuidas te tahate siis ennast väljendada, et ma ei soovita seda kirjutada viimasel õhtul või AI abil, vaid proovige ise sõnastada, et miks te meile õppima tahate tulla ja mis teid siis kõige rohkem siin huvitaks. Ja viimaks, mis ma veel tahtsin öelda, et meil on siis üks selline voorus, et õpingute lõpetamisel lisaks kõrghariduse magistrikraadile kaasneb siis täiskasvanu koolitaja riiklik kutse ja siis on võimalus siis saada eksmatrikuleerituks lõpetamise tulemusena, et aktused on meil siis sellised väga uhked, et me elame hästi kaasa oma lõpetajatele, et need on sellised toredad rõõmuhetked. Henril on siis see ees, et magistritöö tuleb ära kaitsta, aga siis saab olema selline tore lõpetamine ja siis saan võib-olla, et kuna see esitlus läheb ka sinna meie veebi, et leiate, et ma panin siia lingid, et saate veel lisa uurida nii õppekava kohta kui ka motivatsioonikirja kohta kui ka meie vastuvõtu kohta. Ja meie õppejõud on enamasti naissoost, aga et uskuge, te kuulsite ka, et kõik on hoolivad, kõik on targad ja kõik panustavad sellesse, et õppijad, kes meile õppima tulevad, et nad saavad siis tõesti ennast tunda hästi ja et neil oleks võimalikult parim võimalus siis õppekava läbides edaspidi ennast siis inimestena ja siis oma professionaalses valdkonnas teostada, et me oleme hästi kokkuhoidvad ja loodame, et meie uus õppegrupp siis saab sama kokkuhoidvaks nagu Henri või Pireti grupp. Ja vot sama kokkuhoidvad on ka meie partnerid, et meil on siis vilistlaste loodud Eesti Andragoogide Liit. Meie partneriks on ka Eesti Täiskasvanu Koolitajate Assotsiatsioon Andras, kes on kutseandja. Me teeme koostööd Kutsekojaga, meil on siis väga palju partnereid välisülikoolides ja viimaks siis Andragoogide Liidu juhatuse poolt siis kutsun teid osalema suvekooli, mis toimub Paunkülas, Paunküla Heaolukeskuses 14.–15. augustil. Juhul, kui sa saad sisse, selleks ajaks sa juba tead, kas sa saad sisse meile õppima. Kui sa sisse ei saa, siis kutsume ikkagi, sellepärast et seal varasemates suvekoolides on olnud inimesed, kes on saanud kinnitust, et tuleb ikka tulla õppima seda õppekaval ja seda valdkonda. Et täpsemalt suvekooli kohta saate siis infot nii Eesti Andragoogide Liidu veebilehel, aga selline jooksev ja värskem info on Eesti Andragoogide Liidu grupis Facebookis, et see on selline avatud grupp, et sealt saate siis selle suvekooli kohta rohkem lugeda. Et korra siis ma ka teen pausi, et meil oli kokkulepe, et infotund on 45 minutit, aga annaks teile siis veel aega, kas tahate küsida, mõtteid vahetada. Ja mis mõtteid on teil tekkinud? Ja siis vahepeal vastan Kaili küsimusele ja, et kas on midagi veel ja Kaili küsis, et testi kohta, Kaili,
kas ma sain õigesti aru. Et testi meie õppekaval see aasta ei pea tegema enam just ja et testi ei ole. Et mõni õppekava jättis testi, aga enamus õppekavasi nii et vastuvõtus jääb ainult vestlus. Ja nüüd oli veel üks, ma vaatan korraga, et ma korra loen seda pikemat küsimust ja kuidas on õppetöö korraldatud, mis päevadel, kellaaegadel toimub ja kas kõik loengud on ülikoolis kohapeal. Õppetöö on peamiselt siis, Henri, peamiselt mis päevadel? Kisub sinna nädalavahetuse poole. Vist keskeltläbi oli reede see kõige aktiivsem päev. Mõnikord harva neljapäev, laupäev oli niisugune ka pigem sage isegi. Et see oli neljapäev, reede, laupäev, aga reede, laupäev oli see põhiline. Vahepeal on Zoomi ka, et saab ka teistmoodi lahendada, eriti kui sul on head kursusekaaslased, kes mõnikord saavad sinuga kaugelt kontaktloengusse kaasa võtta. See ei ole kindlasti see esmane valik, aga kui muud moodi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja eks me püüame hästi paindlikud ka olla, me saame väga hästi aru, et meie õppija on hõivatud, üldjuhul on ta pereinimene, üldjuhul ta on professionaalselt sellises ametis, et ta on hõivatud ka oma töövaldkonnaga, eks siis ja, et vahel on meil ka neljapäeviti midagi, aga see on haruharv, eks siis on tõesti reede ja laupäev on need peamised. Aga õpingute viimane semester, kevadsemester jääb teile magistritöö kirjutamiseks, et seal juba õppetööd kui sellist ei toimu. Ja õppetöö Tallinna Ülikoolis üldiselt ongi korraldatud nii, et õppetöö kestabki kogu päev ja meie õppekaval õppetöö algab üldiselt reeglipäraselt kell 10:15 ja lõpeb, noh, mis ta on siis, Henri, 17:15 või 17:45, eks ju. No see sõltub jah, et kui on mahutatud 3 ainet või siis 2 pikka ainet, et siis ta läheb sinna 5-6 kanti. Aga on ka selliseid 10-4 päevi olnud, see sõltub natukene sellest, millised ained sa oled endale valinud, sest meil on seal ka natukene valikut, on ju, et valikained ja vabaaine ja siis see mõjutab kindlasti, aga jah, enne 10 minul ei ole ühtegi tundi olnud. Ja. Kuigi ma ei tea, ma tahaks küsida, et seal enne ka slaidil ei olnud, et kas ka inglise keele osa on jätkuvalt õppekavas. Ja seda saab vabaainena võtta, aga me ei ole teda praegult kohustuslikuks teinud magistriõppekavadel, praegult jäi see välja. Mõni vabaaine mõnikord võib hakata kell 8 hommikul ka. Aga vabaainena saab võtta, kes tunneb, et tahab ennast harida ja täiendada. Ja Liia, palun, teil on küsimus. Aitäh. Tahtsin küsida, et need 2 päeva on siis kord kuus või? Ei. Et esimene semester on põhimõtteliselt iga reede ja laupäev, see on tegelikult tegemist on ikkagi nii-öelda mitte sessioonõppega, ta on ikkagi nagu tsükliõppe, aga need päevad ei ole kõik täis ja laupäev ei pruugi ka kõik täis olla, et see sõltub, et kuidas see õppekava nominaal välja näeb. Aga õppekava tunniplaan peaks olema valmis maikuus, ehk siis kui te hakkate juba kandideerima ja otsuseid vastu võtma, et kas te soovite tulla ühele või teisele õppekavale, siis üldjuhul te Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi tunniplaane juba näete, et te saate siis vaadata, arvestada sellega. Ja vajadusel siis ikka meie õppenõustajaga saab alati läbi rääkida ja täpsustada, et kui te soovite midagi täpsustada. Minule võib ka alati kirjutada ja küsida, kui on vaja midagi täpsustada. Et ma julgustan ka vaatama neid tunniplaane, et siis võtab natuke pingeid maha, et näete, kuidas see siis päris õpingute elu välja näeb sealt tunniplaanist. Need peaksid olema maikuu teisest poolest juba valmis. Ja selline kõrvalmõte lihtsalt, et vaadake kriitiliselt üle, et mis te olete juba õppinud enne. Äkki teil on midagi, mida te saate võtaga, mis on võrreldav äkki, see kehtib eelkõige selliste vabaainete osas, et
kes inglise keelt näiteks juba teeb, et saab selle võib-olla kuskilt mujalt on kätte saanud. Et siuksed pisiasjad, et või midagi, mis on siis võrdne. Et see on ka minu kursakaaslasi natuke aidanud. ei no kuna ma ise elan ja töötan Itaalias, et siis arvatavasti iga nädal Tallinna tulla oleks aga seda natuke keeruline. täiesti saab omavahel kuidagi nagu rääkida ja mõelda, et kuidas siis võimalikult paindlikult korraldada, et eelmine aasta mul oli kogemus kutsehariduse magistrandiga ja tema minu meelest elab ka Itaalias ja tema nüüd läbib kutsehariduse magistriõppe. Et ka seal toimub koopereerumine, et kui on mingi selline suurem vooruloeng, et siis võetakse Zoomis ja sülle ja et on erinevaid variante, aga et kindlasti on, et kui on selline huvi, et siis kindlasti saab läbi rääkida, et kuidas võimalikult paindlikult, et Tallinna Ülikool ikkagi ka tegeleb sellega, et tagada oma üliõpilastele teatud mõttes paindlikku võimalust. Kena, aitäh teile. Ja, et Kadi küsib, et konkurentsiga on, meil on 18 kohta. Ja eelmine aasta oli minu meelest 96 avaldust, et ikka on. et kui näiteks psühholoogia bakalaureuseõppesse on umbes 600 avaldust ja vastu võetakse 24 üliõpilast, et siis meil on 18 kohta ja eelmine aasta jah, et 96. Et jah, et sealt meie siis üldiselt eelmine aasta minu meelest nagu vastas lävendile, ehk siis 70 punkti on vaja saada, et oleks lävend, et vastas lävendile 38 potentsiaalset kandidaati, et sealt siis läheb riburada niimoodi järjestus, et esimesed 18, et tegelikult meil tulevad väga tugevad kandidaadid, seda ma tahtsin öelda, et vastuvõtt on meile õppejõududena väga huvitav, sest kandidaadid on väga tugevad, et võtaks kõiki vastu, aga no kahjuks jah. Et võib-olla siin ma saan öelda ka seda, et kui vaatate, et see tunniplaan ja see aeg võib-olla ei ole teie jaoks praegu sobiv, et siis on meil ka mikrokraad ja mikrokraad, selle pealkiri oli sissejuhatus andragoogikasse, nüüd ta vist jäi andragoogika põhialused ja sellest mikrokraadis on 4 ainet, et siis 3 semestri jooksul saab võtta 4 ainet. Ja siis mikrokraadi õppijaid me võtame 6–8, nemad liituvad siis meie põhigrupiga ja võtavad siis mikrokraadi aineid. Esimesel semestril on 2 mikrokraadi ainet, andragoogika ja andragoogi identiteet, et need on sellised hästi lingitud ained. Ja siis on kevadsemestril on siis 3. aine ja siis on sügissemestril teisel aastal on 4. aine. Ja meil on nii mõnigi magistrant, kes mikrokraadist on tulnud, on siis astunud peale esimest semestrit, otsustanud, et ta tuleb ikkagi nagu täismagistriõppesse, tuleb siis täisõppekavale õppima ja siis jätkab õpinguid, eks siis mikrokraad võiks sobida neile, kes tahavad vaadata, et kas nüüd õpingud töö kõrvalt ja pere kõrvalt sobivad, et kas see intensiivsus sobib ja siis saab jooksvalt otsustada, et kuidas siis teha, et kas jätkata mikrokraadil ja mikrokraadi lõpetajad saavad siis Tallinna Ülikooli tunnistuse, et see on selline nagu täiendkoolituse tunnistus ja selle põhjal saab siis kandideerida näiteks põhiõppesse meie magistriõppekavale ja siis teil võidate sellega jälle vaba aega, et siis teil on juba 4 ainet läbitud ja siis saate liikuda teiste ainetega. Meil on siis praegult Henri kursuse kaaslane, kes õpib avatud ülikooli kaudu, ta on ekstern ja ta jõuab nüüd koos Henriga ka
magistritöö kaitsmisele, lõpetamisele, et eksternina saab ka õppida, võttes siis rahulikult omas tempos aineid. Et võimalusi tegelikult on. Mul on üks küsimus seoses sellega, et ma enne ka üks kõneleja mainis, et on erinevaid koolitusi ka, mis puudutavad sedasama teemat, et mul endal ongi hetkel plaanis osaleda täiskasvanute koolitaja koolitusel, millel on 160 tundi, siis see ainemaht. Et oskate te võrrelda näiteks, et sealt ma saaksin siis selle kutsestandardi, mis vastab siis tasemele 5 ja 6 ja, koolitajale, ja. aga kas mingeid suuri erinevusi on veel, lihtsalt see koolitus on selline intensiivne, mida mu elu praegu võimaldab, mis toimub lühema aja jooksul, et ma kõige rohkem muretsengi sellepärast, et kuidas panna seda nagu igapäevaeluga klappima, seda õppekava. Mul jäi hing kinni ka. et ma praegult mõtlen, et ma ütleks niimoodi, et nii palju, kui ma tunnen kõiki neid inimesi, kes neid koolitusi teevad, ma olen lihtsalt selles valdkonnas nii palju aastaid olnud ja ma tunnen ja ma tean, kuidas tehakse, et igal juhul on see suur toetus teile, teie tööle kindlasti, aga need koolitaja kvalifikatsioonikursused, need on kõik sellised praktilisemat laadi. Ehk siis see on minu meelest nagu väga äge täiendus tasemeõppele, magistritasemeõppele. Nüüd siin siis tegelikult nad ei ole võrreldavad, sellepärast et meie õppekava on magistriõppekava ja selle struktuur on selline, et sellel praktika on kuidagi lõimitud ainetesse, et meil ei ole eraldi praktikat, aga praktilised ülesanded ja sellised praktilised situatsioonid on, et võib-olla mingi õppekäik, te saate käia vastastikku ja nii edasi, ja magistriõppes me ei tegele sellise metoodilise poolega, et me ei õpeta tegelikult seda, kuidas täiskasvanud õpetada päris auditooriumis. Et see ongi siis tegelikult selline kvalifikatsioonikoolituse üks eesmärk, no nagu toetada neid, kes tahavad koolitaja oskusi omandada vahetus sellises olukorras, aga magistriprogramm on pisut nagu kõrgema tasemega vastavalt kõrghariduse standardile, et seal te saate väga palju tuge selleks, kuidas arendusprotsesse vedada, kuidas siis kasutada arendust ja teadus, selliseid teadusega seotud oskusi oma igapäevases töös, ehk siis ta lihtsalt, et kus ma nüüd seletan ka kõrghariduse standardi eesmärgid on pisut erinevad sellest kvalifikatsioonikursuselt, et rõhuasetus on ka sellistele mitte ainult sotsiaalsetele oskustele, vaid sellise sünteesi ja kriitilise mõtlemise oskustele. Aga mina väga rõõmustan, et kui te selle koolitaja väljaõppe läbi teete, et siis olete te kindlasti parem inimene kui te enne olite ja veel paremaks ja vabamaks saate, kui te veel magistrikraadi ära teete selles valdkonnas, Suur tänu põhjaliku vastuse eest. Ma korra veel küsin üle, kas ma sain õigesti aru, et kui võtta see sissejuhatus andragoogikasse, siis ma saan minna ka üle sellele põhiõppekavale? ja teete vastuvõtus. No te tulete juba sellise pagasiga, et ma arvan, et kui te satute seal kellegi vastuvõtutuppa, siis oskate kindlasti ennast nii selgeks teha motivatsiooni, et keegi ei kahtle, et te õppida ei taha. Just, aga neil on siis erinevad kandideerimised sellel andragoogika erialal ja sissejuhatus andragoogikasse või kuidas see? Ei, mikrokraadi Tallinna Ülikooli ei pea kandideerima, et te leiate selle info ju üles, eks ju, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskus on see, kes selle eest vastutab, sealt leiate ja seal on, ma ütlen selle nime, tema on ka meie lõpetaja. Et tema tegelebki, tema nimi on Viktoria Bobokin, et kui te isegi lööte sisse ja leiate Viktoria, et Viktoria käest võib juba praegu küsida kõik täpsustusi. Ma löön siia sisse, siia chati, et leiate, et kuna juba küsite, siis vastan lõpuni, et Viktoria on siis see, kes meie mikrokraadi koordineerib. Just, suur tänu.
kas on veel midagi hinge peal ja südame peal, mida saame koos vastata ja Henri võib-olla siis kõige suurema õppija kogemusega, vot mina ei ole sellel magistriõppekaval ise õppinud, et Henri on, et saate veel Henri käest küsida. Aga no paistab, et vist ei ole enam küsimusi. Aga ma siis muud ei ütle teile, kui me ootame teid, eks ole, Henri, me ootame teid kõiki vastuvõttu Ootame. ja ootame. Ja kui on tekkinud huvi ja tunnete, et vajate veel lisa, et siis kindlasti võib minule kirjutada otse emailiga ja siis meie õppenõustajale Katariinale võib kirjutada, et ma korra vaatan, ma korra jagan seda esimest slaidi äkki, et need, kes ei jõudnud märgata, et võib-olla lihtsalt märkate Katariina emaili, et et ma panin siia, ma ei hakka nüüd enam üle kordama, aga läks nüüd halvasti. Et siis, kui vahel on vajadus täpsustada seda saisi, kus esitatakse dokumente, et siis Katariina palve oligi selline, et võib temale otse kirjutada ja küsida, kui te tunnete vajadust, et siin te näete Katariina Tšikran ja TLU.ee ja tema käest saab siis vajadusel kõike täpsustada. Ja salvestusega on niimoodi, et selle salvestuse edastan ma meie kommunikatsiooni inimestele ja see salvestus pannakse meie andragoogika õppekava info alla, mis on, te olete kindlasti seda vaadanud, et praegult seal on üks vana salvestus, aga selle salvestuse paneme sinna ülesse. Ja. Aga egas midagi, et siis kell on nüüd 5, hoiame aega ja siis saate paremale-vasakule, kell on aknad lahti, et saate siis nägemist üksteisele öelda ja tõesti ootan huviga, et äkki tuleb siis mõni teist meile vastuvõttu ja siis meil on tavaks öelda õppimiseni ja uurimiseni, et nägemist. Nägemist. Aitäh, nägemist. Aitäh huvi eest ka meile. Aitäh, kõike head. Kõike head.